Check 1, 2, check 1, 2. Tere päevast, superstaarid. Tere hommikust. Täna on 7. mai 2025. See on Telegrami Facebook Live. Tere Main, pole ammu näinud, mis toimub. Tere hommikust, jah. Kas, vaata, on see mingid maipühad tulevad varsti või juba olid või? Juba olid. Maikuu on mingid pühad või? No terve maikuu on küll mingid pühad, jah. Vaata see, vist mingid Venemaal tulevad mingid paraadid, eks ju? Jah. Terve maikuu. Ning see tuleb kõvast. Jah. Et vaata, 1. mai on põhimõtteliselt nagu see May Day, eks see on see Ultimate Hoax Day. Jah. Et ma enam mäleta kõike, mis need asjad on 1. mail toimunud, aga paistel väga palju neid mainstream konspiratsioone olnud, need vandenõusi ja siis neid süvavandenõusi on nüüd viimane süvavandenõu, korra täpsustan üle, kas see oli 1. mail või? Kohe üks hetk. Jah, nüüd kõige värskem vandenõu, mis nüüd 1. mail siis avaldati, on see, et Robert F. Kennedy, kes siis paljude jaoks on ebajumal, et tema juhtimisel rajatakse uut pandeemia vaktsiiniprogrammi. Ehk siis nagu Ultimate Hoax koroonapettus versus versioon, ma ei tea, 87.0. Et päästja, kes sinna läks, müüb meile seda jama kõik edasi ning oluline on siin tähelepanek, et see avaldati 1. mail, kui siis USA Terviseinstituut, NIH ja Tervishoiu ja Teenindusministeerium HHS teatasid 1. mail 25, et koostöös käivitatakse järgmise põlvkonna universaalne vaktsiiniplatvorm viiruste vastu, millel on potentsiaal pandeemiaks kujuneda. Ehk siis, ma ei tea, kas me sellest avalikult oleme rääkinud, aga me omavahel oleme rääkinud, et kui nüüd mõelda selle peale, et miks on niimoodi, et see tüüp, keda siin pool maailma jumaldab, eks ju, RFK, et tüüp tegi täielikult 180-kraadise kannapöörde. Vanasti ta oli nii-öelda vaktsiini vastane, nüüd on ta pro-vaktsiin ja ta ütleb, et kogu see koroonavaktsiiniprogramm oli imeline ja Trump tegi kõik ülikõva, et kõik oli super. Oota, taas ma lõpetan lause ära. Et, ja nüüd ta müüb seda uut vaktsiini või seda vaktsiinide platvormi ja ehk siis ta hoiab täpselt kõiki seda müüti elus, mis meil oli, eks ju, et koroona oli päris, pandeemiad on päris, kogu see asi oli päris, lukustused oli õigustatud, vaktsiiniprogramm, kõik oli õigustatud. Ehk siis kõik täpselt see, mille vastu me sõdisime. Mida? No siin on nüüd nagu need erinevad hallid varjundid on ju, et ta annab midagi kõigile, et samal ajal kui ta toob välja selle, et nüüd me töötame välja neid uusi vaktsiine, mis oleks kõikide nende koroonade ja grippide vastu korraga ja nii edasi, siis samal ajal ta ütleb, et aga jaa, nüüd kui me teeme need vaktsiini, need kliinilised uuringud, et siis me võtame ka placebo-grupi, mida pole kunagi olnud. Nüüd omaette küsimus on see, kas ta saab neid võtta, sellepärast et sellele on juba ka väga suur vastuseis on ju, sest et see on ebaeetiline, kuigi on väga eetiline kõigile süstida. Ma saan sellest aru. Mis sa räägid sellest? Sellepärast, Hando, ma räägin seda sellepärast, et ta annab kõigile midagi. Oot. Kellele annab lootust, kellele annab Come on, Main, kuidas nüüd jälle sinna auku vajud? Ei, ma ei vaju sinna auku. Ta viskab sulle seda kanasööta, seda puru viskab Ando, sulle. Ma räägin seda, ja ma räägingi seda, et ta annab kõigile midagi. Seda räägingi. Ei, no annabki selles suhtes, et ta müüb koroonapettust edasi, sest see ongi kõigile. Eks ju, nii. Ehk siis minu jutupoint oli see, et kui ta tegi 180-kraadise kannapöörde ja nüüd ütleb kõik see, mis koroonaga toimus, oli põhimõtteliselt ülikõva, eks ju, ja nüüd teeme uued vaktsiinid ja kõik need asjad, vaata ta ütleb, leetrid on ohtlikud, kõik peavad vaktsineerima, kogu see jutt, eks ju. Et kuidas see võimalik, et ta sinna läks või et ta selle jutu niimoodi muutis, eks ju? No vot siin nüüd kohe need pooldajad ütlevad, aga see on sellepärast, et ta ei saa ju kõike korraga, et ta peab ju ikkagi... Seda juttu nad rääkisid siis, kui ta kandideeris sinna, nüüd on ta seal mingi mitu kuud juba olnud ja kõik oli ikka täpselt samamoodi edasi. Et tegelikult on niimoodi, et süsteem naerab kõikide inimeste üle. Nad näitavad sulle, ükskõik kelle me sinna paneme, see tüüp on meie oma. Ja täpselt nii ongi. Et selles suhtes, et tegelikult, kui sa nagu vaatad tema või Trump või kes iganes, et kogu see seltskond, nad tegelikult räägivad ju täpselt seda sama juttu, mida rääkis Fauci ja kõik need Borla ja kõik see Tedros ja kogu see seltskond, Bill Gates
nagu üks-ühele jutud nagu, et me peame kaitsma ennast tulevatest pandeemiate eest. Ja nüüd mina saan aru, et mingi seltskond nagu neid RFK fänne on pahased nagu meie peale, mitte selle peale, mida RFK teeb, vaid see, kuidas meie nagu nii-öelda paljastame, mida ta teeb. On mul õigus? Jah, nii on. No ega see on tavaline, selles mõttes, kui sa mõtled näiteks tagasi selle pandeemia alguse peale, siis me saime nagu retsilt heiti. Et kui me tegime esimesel päeval selle Facebook live'i, oma kõige esimese Facebook live'i ja rääkisime sellest, sest et juba siis oli tegelikult teadlaseid ja arste, kes ütlesid, et come on, kuulge, mis asja, meil ei ole mingisugust pandeemiat, lõpetage ära. Esiteks sa ei pea olema arst või teadlane, et aru saada, et pandeemiat ei ole, sest kui hulga on pandeemia, siis sa näed laiba hunnikuid. Ei no teiseks oli lihtsalt juba numbrite järgi, siis sai ju aru, et ei ole. Nii, vahet pole nii. Meie ütlesime, et ei ole, et chill. Me saime nii palju viha ka enda kuulajatelt ja vaatajatelt, mis asja te seal nagu mingi, praegu on päris nagu see asi käes, et millest räägite. Isegi saime kirju, et me andsime teid politseisse, et te sihukest juttu räägite. Räägimata sellest siis, et meil pandi nagu dislike on ju meie lehele, et mäletan esimese kuu aja jooksul läks 500 fänni ära Telegrami Facebookist. Samamoodi selle Ukraina sõja alguses oli heiti, no kõikide asjadega. Et ärge muretsege, me elame üle selle, et nüüd meid natukene, et te meiega pahandate, et me pöörame tähelepanu kriitilistele asjadele, mis tuleb tähele panna, et iga asjaga võib olla midagi head, aga kui seal ikkagi on näha need ohumärgid, siis neid tuleb vaadata ja neid mitte eirata. Ja ütleme, kui üldse räägime kogu see konservatiivne seltskond seal, eks ju, need Trumpid ja Kennedyd ja kogu see seltskond, et neid punaseid märke on juba niivõrd palju, et ma arvan, me tegelikult ei peaks edaspidi võib-olla üldse seal teemal isegi sõna võtma enam, sest et seal ei ole... Selles suhtes niikuinii igaüks usub, mida tahab ja see ongi täiesti fine. Ja, et vaata, Trump on ju isegi öelnud, mind selle video üles leida, kui sind huvitab, ta on öelnud, et ta võib inimese maha lasta, et tal on nii suured fännid, et ta ei ole reaalselt mitte mingit vahet, mida teeb. Need on ta enda sõnad, I can literally shoot a man, nothing happens nagu. Ja nii ongi, et kuna see on religioon, no ja siis ongi see, et kuna see olukord on selline, siis tõenäoliselt me ei peaks rohkem seda teemat käsitlema, sest et kõik, mis Trump ütles, mitte midagi pole tehtud, eks ju, selles suhtes kaasa arvatud need Epsteini failid, eks ju, ja kõik, mis nad ütlesid, vaata, et hakkame arreteerima neid tüüpe, seda ei ole, mitte midagi ei ole reaalselt, kui Kamala oleks praegu president, kõik oleks täpselt samasugune, seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet nagu. Et selles mõttes, mina ei tea, aga ma tahaksin, me peame seda teemat ikkagi käsitlema, et kogu see konservatiivne seltskond tänase päevani müüb seda laborilekke debiilsust nagu. See on ju, see on see kõige olulisem asi kogu koroonapettuse juures on see, et viirust ennast pole olemas, viirust ei olnud olemas, pandeemiat ei olnud, oli ainult see PCR-testide pandeemia. See on see kõige olulisem nüanss, aga seda müüb edasi Trump, seda müüb see Kennedy ja kõik nende pooldajad ka veel. Et mina ei tea, seda me peaksime ikka kajastama, sest et siin oli nüüd need jälle nagu pimesi. Seal oli, Trump tegi nüüd mingi executive order, vaata, et see, kohe leian selle üles, et nad lõpetavad ära selle gain of function, ehk siis selle funktsiooni suurendamise uuringu rahastamise. Aga see on ka hook, sellepärast funktsiooni suurendamist pole olemas, sellepärast et viirusi pole olemas, sa ei saa suurendada seda funktsiooni. Ja nüüd kogu see konservatiivne seltskond nüüd ütleb, nüüd ta lõpetab selle ära. Kuigi tegelikult asja ennast pole olemas, kogu asja ainus funktsioon on müüa edasi pettust, et viirused on olemas ja nakkushaigused on olemas. Ja nüüd lõpetan kohe. Nüüd kõige suurem nali selle asja juures on see, et need, kes jagavad seda Trumpi seda infot, et ta nüüd lõpetab selle ära, ma süske tunne, et nad ise ei loe isegi läbi, mis siin kirjas on. Sest siin on tegelikult niimoodi kirjas, et see executive order, mille ta nüüd tegi, see ei rakendu sihukestele asjadele nagu rahvuslik valmidus, biotehnoloogia see arendus ja terviseteemad. Ehk siis tegelikult see asi, mille ta tegi, nad ise ütlevad, et see ei rakendu
nendel tingimustel. Ehk siis asja ennast pole olemas, ehk siis see on nagu öeldakse double-edged sword, kahepoolne mõõk, eks ju. Esiteks, ta müüb seda pettust edasi, et need asjad on olemas. Ja siis ütleb, et aga see rakendub nendele teatud tingimuste, mis tähendab, et ta saab selle rahastuse teha ka ikkagi edasi miljonites, miljardites, kui nad ütlevad, et see on mõeldud siin rahvuslik julgeolek ja mis iganes terviseteemad. Ehk siis ta tegelikult ei lõpetanud mitte midagi ära ja see on kirjas nende enda dokumendis White House'i lehel. Aga nüüd need, kes on õnnelikud, et ta selle ära lõpetas, mulle tundus ikka tulnud, nad isegi ei loe läbi seda, mis seal nagu toimub. Ja, aga nende Kennedy asjadega on samamoodi, et keegi paneb mingi pealkirja, aga siis kui hakkad tegelikult seda pressikonverentsi läbi vaatama, siis seal on nagu täiesti teine jutt on. Jah, täiesti teine jutt. Nüüd seostas veel selle viirusega, et on üks väga oluline inimene kogu selle koroonapandeemia ja ka selle varasema seagripi proovipandeemia ajast. See on doktor Wolfgang Wodarg, kes on siis kopsuarst ja ka endine Saksa parlamendi ja alamkoja liige ja ta oli ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee endine esimees. Tema siis on nüüd see arst, kes siis, kui prooviti seda seagripi pandeemiat teha ülemaailmseks paanikaks ja mõned riigid läksidki sellega kaasa, nagu Rootsi näiteks, siis tema ütles juba siis, et see on täielik pettus ja seda tehakse selleks, et see ravimifirmad nagu kasutavad ära WHO-d ja püüavad siis kogu maailma niimoodi kaperdada. Ja kusjuures tol korral teda kuulati ja sellele asjale tõmmati siis veto peale. Kes mäletab, me oleme seda siin Telegramis ka kajastanud, kes paneb sinna meie otsingusse, leiab ülesse, siis Rootsis tehti tagantjärgi siis uuring ja leiti, et kogu selle suure vaktsineerimiskampaania peale siis võib-olla 6 inimest jäid sellest gripist ilma. Siuke uuring. Ja samal ajal neil oli 100, kellel olid väga suured kõrvalmõjud. Nii, see selleks. Nüüd see sama doktor Wodarg hakkas rääkima ka kohe selle koroonapandeemia alguses, et see on täiesti jama, seda tehakse lihtsalt selleks, et ravimifirmad saaks müüda oma asja ja tehakse seda kontrollühiskonna asja proovi. Ja sellest ja rakendamist. Ja nii, okei. Vanasti said sellest kõik aru. Ja. Täna nagu nad ei mäleta, nagu see poleks olnud enam. Nii, nüüd see doktor Wodarg, kuna ta on ikkagi klassikalise koolituse saanud arst, tema arvab, et viirused on olemas. Aga ta on täiesti kindel, et see COVID-i labori päritolu on täielik jama, sellepärast, et ta saab aru, et see oli PCR-testide pandeemia. Ma panin nüüd selle lingi siia alla, et vahet pole, mida sa nendest viirustest usud, siis inimesed, kes on olnud kõikide nende pandeemiate loomise, nende, kes hammustavad selle nagu hammasratta ja selle hammustavad selle masinavärgi läbi, siis ta saab aru, et see oli lihtsalt PCR-testide pandeemia. Nii et palun ärge ajage seda jama sellest COVID-i labori päritolust, ütleb tema. No, kui kedagi veel jälgida selles teemas, siis ma väga soovitan teda jälgida, mis ta ütleb, et jah. Nii, ja nüüd veel üks teema seoses selle Kennedyga. Et teatavasti juba paari nädala pärast on siis Maailma Terviseassamblee, see on siis WHO kokku kutsutud selline kõige tähtsam iga-aastane sündmus. Et see seltskond, kes aitas koroonapettuse korraldada, ehk siis terroriorganisatsioon kutsub kokku mingisugused oma töötajad. Mitte töötajad, kutsutakse kõik riigid kokku ja seal siis on nüüd agendid, no sinna lähevad kõik need jollerid ja kogu seal on siis nüüd lõplik hääletus selle pandeemia leppe osas ja selle vastu nüüd kogutakse ka allkirju, eks. Taaskord hakati tegema seda, just 2 päeva tagasi algatati, siin on juba kogunenud peaaegu 150 000 allkirja. Aga minu eest neid samu algatusi on juba olnud korduvalt. Jaa, neid on olnud korduvalt, aga lihtsalt, et see asi on jälle tulemas selle pandeemia leppega, siis on võimalik uus pandeemia ja kõik need lukustused ja piirangud ja meetmed ja muud asjad visata peale niimoodi, et riigid ei saagi midagi öelda põhimõtteliselt. Ja täielik vaikus, ma ei tea, kui keegi näeb, et Kennedy sellest räägib, palun saatke mulle link, ma ei ole näinud. Võib-olla ma lihtsalt ei ole näinud.
aga palun. Sest et see on ju see, kuhu kogu see asi välja viis kõik need aastad. Et saada sellist lepingut ja nüüd kõik keskenduvad sellele, mida teeb Trump, mida teeb Kennedy, mida teeb su enda valitsus, maksud tõusevad, ma ei tea, kliima, rohepööre ja nii edasi. Ja nüüd see kõige olulisem hääletus on täiesti tähelepanuta. Vau! Terve maailm taaskord ära tinistatud. See on kõik väga naljakas tegelikult. Siin vahepeal suri üks koroonaterrorist ära ja ma nägin, paljud nagu kajastasid seda. No. Mina ei saa üldse aru, miks see teema on. See mingi paavst suri ära nagu. Miks see teema üldse on? No võt, ususõjad. Ja ma ütlen, et see, esiteks, et see tegelane üldse, miks teda vaja või kellele seda vaja, see on ju ka ultimate hoax, et sa müüd seda religiooni kontrollsüsteemi. Ja see kummaline on see, et niivõrd paljud justkui saavad aru, et igasugune religioon on päeva lõpuks ikkagi kontrollsüsteem, siis nad justkui nagu elavad kaasa sellele, keda iganes mingi etturi sinna ette topivad. See on väga kummaline, et nagu aastal 25 käib siuke värk. Ma mäletan juba lapsena 90-ndatel, 80-ndatel, siis oli see Johannes Paulus, mis iganes, kes selle klaasist karbiga ringi sõitis. Mõtlesin, mis kuradi jama see nagu on, nagu, et mis siin toimub nagu. Nüüd läheb mingi 30 aastat mööda, kõik läheb samamoodi edasi. Jaa. Aga mulle meeldis see, mis vahepeal oli see uudis, vaata, et see VEF-i uueks juhiks tuli see mingi Terminaator, vaata, ühe silmaga tüüp nagu. See pilt oli tegelikult juba vana pilt temast mingi üle 10 aasta tagasi. Ma saan aru, oli lihtsalt mingisugune haigus. Vahet ei ole nagu, lihtsalt nagu, et see on ideaalne tüüp, mulle väga meeldib, see sinna valiti nagu. Nagu ma seal artiklis kirjutasin, et need James Bondi filmid on ammu juba olnud päris nagu igavad või sellised, nad ei ole niimoodi nagu vanasti, et sa paned see jõhre päti seal, eks ju. Nüüd nad panevad nagu päris nagu terroriorganisatsioonide topijad siuksed tüüpid, mis on ülikõvad. Siis vähemalt natukenegi põnevust vaata, eks ju. Jaa, väga naljakas. Aga siin vahepeal korra räägin ka teiste portaalide uudistest, et Vanglaplaneet pani siis üles ja meil ka täna hommikul silmus, et selle aasta juunis toimuvad juba teist aastat vandenõuanalüütikute suvepäevad, kes siis soovib sarnaselt mõtlevate inimestega kohtuda, siis on seda võimalik teha Lõuna-Eestis. Seekordsete suvepäevade märksõna on lahendused, ma ei ole veel, see tuleb. Lahendused ja... Lahendus on olnud alati üks ja sama, kõik koroonaterrorist vaja võtta vastutusel, kaasa arvatud kogu EKRE seltskond. Väga lihtne ja loogiline. Igal juhul seal on ka laat, kus saab oma asju müüa, seal on vaba mikrofon, vaba lava ja lihtsalt koos saab mõnusalt aega veeta, et korraldajad siis tegid sellise saate, kus nad räägivad, mis sellest oodata on ja samuti seal artiklis siis lõpus on videokokkuvõte eelmise aasta suvepäevadest, et keda selline asi huvitab, siis 20–22 juuni see toimub. Lihtsalt väiksed reklaamiminutid. Ja, ma vast vaatan oma märkmeid siin, mul tuli ikkagi meelde, ma pean ühe korra veel nendest konservatiividest rääkima, et ma juhtusin täiesti kogemata, juhtusin sattuma, keegi saatis mulle lingi sellise objektiivis podcast Häda ja viletsus, eks ju. Ning seal oli juttu, nad rääkisid sellest mingisugustest põhimõtteliselt nagu plott oli sama, mis meie oleme rääkinud, et neid nad ei ütle koroonaterrorist, kasutavad mingeid teisi sõnu. Nüüd koroona nagu survestajad ei ole võetud vastutusele ja siis nad räägivad, et kogu asja korraldas Kaja Kallas. See on ju puhas vale, sest terve esimene aasta müüs seda EKRE ja Keskerakond ja kes see kolmas oli? Isamaa, eks ju. Nemad alustasid, nemad panid riigi kinni, nemad tekitasid kõik need esimesed piirangud, lukustused, eks ju, kui see ultimate terrorism läks. Kui Saaremaa oli lukus. Saaremaa lõigati Eestist välja, seda tegi aasta aega EKRE ja nüüd nad müüvad seal oma Häda ja viletsus podcastis, et kõige süüdi on Kaja Kallas. See on ju puhas vale. Ja sellepärast, et Kaja Kallas ajal tulid nagu vaktsiinid ja vaktsiinipassid, aga see tuli üle maailma. See tuli juba EKRE ajal, sest meil on videod, kus Helme ütleb, te peate kõik vaktsineerima.
siis ta ei olnud enam valitsuses, kui ta seda... Kindlasti oli. Ei, siis ta oli lihtsalt Riigikogu liige. No vahet ei ole, okei, päeva lõpuks pole mitte mingit vahet. Et selles suhtes, et nad niimoodi räägivad, see on ju reaalne vale, et objektiiv konkreetselt valetab. Kuidas nad saavad niimoodi? Minu arust see on nagu... Ja nad nimetavad ennast veel objektiiviks, kuigi ilmselgelt nad ei ole objektiivsed. Aga noh, ma ei tea, ma olen 1000 korda seda teemat rääkinud. Lähme siis edasi. Kuule, kas sa nägid seda teist hoaxi, et Katy Perry käis kosmoses või? Ma nägin seda ja tal oli see mingi eriti see liibuv, see kosmose nagu tema jaoks tehtud see esineja kosmose see ja siis tal oli see meik ja soeng ja kõik. Ja siis see pesus ja see plastikust naine oli ka seal. Kõik olid naised nagu, kes seal käisid. Aga nüüd see põhinali on see, et nad ju tegelikult nad ei käinud nii-öelda kosmoses, eks ju, et nad lihtsalt läksid sinna orbiitile. Ei, orbiiti pole olemas, sest palli pole olemas, vaata. No, ma räägin, lihtsalt, et mis räägiti nagu, et kuhu minnakse. Ja, aga vaata, mis nad ütlesid, nad seal hõllisid, tegelikult mis oli see, et nad lasid selle asja ülesse nagu, ja siis lasid vaba langemisega alla nagu, ja siis nad korra seal hõllivad ja nad arvavad, et nad on seal orbiidil ja tegelikult nad ei olnud orbiidil. Nad ei liikunud ringi ümber palli ja lihtsalt viidi otsa üles, tuli otsa alla tagasi nagu. Ja seal paljud on pahased, ma olen märganud, see on juba 2-3 nädalat tagasi, aga see põhiteema, mis seal inimesi häiris, oli see, et miks need maailmapäästjad lähevad sinna kosmosesse, vaata, kes ütlevad, et söö neid putukeid ja siis mingi, et anna oma auto ära ja nii edasi. Et nüüd need lähevad sinna, mingi maksad 500 000 selle pileti eest lähevad sinna. Et see selles suhtes minust oli nagu, ta on täielik seebiooper, see, mis toimub. Ja see tšikk, see Katy Perry oli seal mingit laulu laulis ka vist. Muide, mis su lemmik Katy Perry laul on? Ma otsime oma lemmiklaulu üles. Ma mõtlen. No, mul kindlasti meeldib see, mis tal oli see esimene hit, see I Kissed a Girl. Ja, I Kissed a Girl on hea ja siis Hot and Cold on hea, aga mulle meeldis mis Roar või? Ja Roar on ka päris hea, aga see püramiidi video Dark Horse või? Kust? Oota. Vist? See on mingisugune. Mis see laul nimi? Ikka Dark Horse on see? Jah. Kohe. Jah, see on kõva lugu. Ma rohkem laseb, võib-olla võetaks maha siit see, eks ju. Aga see on ikka, mulle väga meeldib see lugu. Katy Perry Dark Horse featuring Juicy J. Juicy J, see kõlab väga juicy. Nii. Ma mõtlesin, et vaata, minust veel eraldi täiesti väga naljakas asi on see AI, eks ju. Kõik kasutavad see ChatGPT-d ja justkui see on nagu igal pool. Ja see on nagu nüüd see, nagu põhjust jumal, eks ju. Kõik vastused tulevad sealt. Aga nüüd nali on selles, et mitte ükski nendest vandenõudest pole tegelikult mitte kuhugile jõudnud, eks ju. Ehk siis see teema, mis meid ühiskonna tasemel kõige rohkem puudutab, on ta siis see koroonapettus või see kliimapettus või 9/11 või ultimate fucking hoaxid. Ühtegi asja pole paljastatud, ükski asi ei liigu edasi. Siis ma mõtlen, et see kogu see AI on ka mingi natuke hoax nagu. No kuidas see võimalik on? Selles suhtes maja põleb, aga AI ei saa aru, et maja põleb või? No vaata, siin on ju see, et ta ju räägib seda, mis sa tahad, et ta räägib ja on ju, eksisteerib siuke asi nagu see kinnituskalduvus on ju, et sa otsid endale kinnitust juba alateadlikult kõigele, millesse sa usud ja siis sa ka näed seda ja kuna inimene ise treenib seda AI-d välja, siis ka AI on selline. Ja kuna enamus inimesi on sellised nagu me siin eelmine nädal nägime Terevisioonis on ju. Oota, kus kohas? Terevisioonis. Terevisioonis, mis seal toimus? Terevisioon, seal esines meie sotsiaalminister ja siis kes see on? Hitlerjugend juht ehk siis jahtijate juht. Karmen Joller või? Ta on sotsiaalminister või? Jah. Ma arvasin, et ta sai terviseministriks. See on see sama, See on sama või? Jah. Kas vanasti oli Tanel Padar oli see, mitte Tanel Padar, mis see tüübi nimi oli? Tanel Kiik. Tanel Kiik, jah. Tanel Kiik oli terviseminister. Siis ta nimi oligi terviseminister. Ja. Minu meelest praegu ei ole eraldi terviseminister, see ongi sotsiaalminister. Aga sa panid 2 tükki kokku nagu, kaotati ära üks või? Jah.
päris huvitav on ära kaotada, nad teevad juurde, et oleks bürokraatiat rohkem. Ei, nad nüüd üritavad teha bürokraatiat vähemaks justkui vähemalt näiliselt selleks, et hoida raha kokku. No mina saan aru, vaata, tuleb see rahva terviseseadus, siis selle põhjal peaks ju Karmen Joller minema vangi kohe ju. Selles suhtes, et ei no, rahva terviseseadus ju, Karmen Joller ise selle muudatused ju esitas sinna Riigikogule siis, kui ta Riigikogus oli, selle seadusega siis teatavasti. Aga selle põhjal tema peakski nüüd võtma rajalt maha ju. Sest ta kogu aeg piirata terviseteemalist sõnavabadust. No tal tuleks piirata jah, ta on valetanud kõik need asjad. No jaa, aga vaata, kuna selle seaduse järgi on selleks ülimaks organiks määratud Terviseamet, kellel on õigus kohtuväliselt menetleda rikkumisi. Kohtuväliselt? No selles mõttes kohust ei ole vaja, ta võib ise sulle öelda, et nii ongi kõik. Liigava. Et siis... Aga siis, mis siis saab? Siis homöopaatiaga tehakse 1-0 või? Vaata, kui sa nüüd vaatad seda esialgset seaduseelnõud, siis seal oli ka homöopaatia kirjas, lõpus enam ei olnud. Mis iganes põhjusel see sealt välja võeti, ma ei tea, aga Jolleril on kindlasti isiklik kana kitkuda homöopaatiaga, sest et ta seda ka seal saates mainis, ütles need inimesed, kes seda usuvad, on rumalad. Siis Merle Martinson kirjutas väga toreda vastulause sellele, või siis õigemini naljakas oli see, et ta kirjutas selle juba üks õhtu enne tegelikult ja siis järgmine hommik vaatas, ohoo. Aga jaa, ma soovitan seda artiklit lugeda. Jah, tead, muidugi tulid sinna alla ka kommenteerima, et see on ju täielik pettus ja mingi kõige suurem pettus ja pahatahtlikkus. Ja siis ma mõtlen, et kas sa üldse lugesid seda artiklit või sa lihtsalt tulid sinna alla kommenteerima. Sest kui sa seda artiklit loeksid, siis äkki hakkaksid mõtlema. Välja arvatud jälle, kui sul on kognitiivne dissonants ja see ei ole võimeline süvenema. Aga ma ikkagi tahaksin nendelt inimestelt, kes arvavad, et homöopaatia kasutajad on rumalad ja lollid ja pahatahtlikud, siis miks sa nii arvad? Miks sa arvad, et teine inimene on automaatselt pahatahtlik, kui ta mõtleb teisiti kui sina või kasutab teisi meetodeid kui sina? Kõik inimesed ju tegelikult on head või tahavad olla head. Miks see inimene, kes kasutab homöopaatiat, millel ei ole kusjuures kõrvaltoimeid, on halb, kui ta soovib oma lapsele head, näiteks kasutab lapsel homöopaatiat? Miks on nii, et Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, väga paljudes teistes riikides pooled inimesed vähemalt kasutavad homöopaatiat? Miks see nii on? Kas nad on lollid või? Või miks on niimoodi, et Eesti on ainus riik Euroopa Liidus, kuhu, kui sa tellid siia neid homöopaatilisi terakesi, siis toll konfiskeerib need? Miks nii on? Kas meie inimesed on targemad kui kogu ülejäänud Euroopa või? Või äkki lihtsalt me ei ole sinna järgi jõudnud? Oota, eestlane kindlasti kõige targem ju. Või kas sa tead, et see kuulus Hermann Hesse onu, kes oli Paides arst, oli tegelikult ka homöopaat, sellest ei kirjutata kusagil, aga tõesti, kuna Saksamaal väga paljud perearstid siiamaani on homöopaadid, siis tema oli homöopaat ja ta ravis inimesi homöopaatiaga ja ta oli väga tunnustatud ja armastatud arst seal Paides. Inimesed lähedalt ja kaugelt käisid tema juures. Meil oli hiljuti see homöopaatia konverents, on endiselt järelvaadatav. Yes. Kuskilt Telegrami leiad lingid ja meil tuleb uus konverents, nüüd seekord on siis taimeravi konverents. Nüüd taimetarkuse konverents. Taimetarkuse puhul on minu kõige naljakam on see, et need on siis need taimed, mis kasvavad nagu looduslikult ja millega on aastasadu inimesed ennast ravinud, teinud kõik oma neid köki-möki-mökse või asju, eks ju. Ja need on nagu, inimesed on aastasadu nendega nagu saanud hakkama ja toiminud, eks ju. Aga enam ei tohi öelda, et need on ravitaimed, sest et sa ei saa öelda, et taimed ravivad. Ravimiamet ei luba seda teha. However, need tabletid, mis seal on, need narkomaanidele, seal vaata, Prismas on ka suur narkomaania pood on kohe külje peal. Nende kohta võib öelda nagu, et ravib nagu. Ja nüüd ma saan aru, et... Ja samal ajal just eelmisel nädalal ju Maaleht kirjutas sellest, kuidas eelmise aasta kokkuvõttes siis teatati 140 umbes väga raskest ravimi kõrvaltoimest, mis tähendab siis seda, et sa jääd vigaseks või sured ära. Palun andke mulle teada, kus kohas on olnud üle 100 nagu raskelt vigastatu pärast homöopaatiat, pärast kõiki neid muid asju. No, jah.
pärast ravimtaimi. Kusjuures eile just rääkisin selle ravimtaime teemal ühe sõbrannaga ja siis ta ütles, et ta läks apteeki, ütles, et mu lapsel on mingi seal, ma ei mäleta, nohu või kõha, et millist taimeteed te soovitate, siis ta ütleb, tegelikult see on väga hea taimetee, aga kuna ravimtaimi on väga raske doseerida, siis äkki te annate seda lapsele liiga palju, et ma soovitan, parem võtke hoopis siit see tablett. Ja siis ta vaatas siukse näoga, et nagu tõesti raske doseerida, et see kõik on väga palju. jaa. Igal juhul sellel ravimtaime konverentsil on koos meie taimetarkade paremik, näiteks Irje Karjus, Mercedes Merimaa, Maret Mako, kes on muide ka apteeker, Angeelika Somelar, Kaia Kaire Hunt, Mailis Kivistik ja nii edasi, et tõesti nagu seinast seina teemasid sulle kandikul ette pandud, see konverents toimub veebis, sa ei pea isegi kuskile minema, võid oma diivani peal ennast kerra tõmmata, nautida 7 tundi otseülekannet, võid vahepeal võileiba teha, kohvi juua, ma ei tea, pidžaamas olla ja see on järelvaadatav ka, et see on järelvaadatav ka, kõik, jah, just, et kui sa ei saa sellel päeval, see toimub 24. mail, kui sa ei saa sellel päeval osaleda, saad järelvaadata ja see pilet on nüüd kuni 10. maini, ehk siis selle nädala laupäevani vaid 19 €. Et selle raha eest saada endale patakas taimetarkuseid meile tundub väga mõistlik. See, peame natuke rääkima ka sellest Ukraina asjast, et see siin nüüd viimase nädala jooksul nüüd USA sai nüüd Ukrainaga diilile nende maavarade osas, kuulsid? Jah, kuulsin. Et nüüd minu küsimus on see, et kas me peaks tegema siis petitsiooni, et Eesti soovib ka neid maavarasid saada. Sest et meie maksumaksja raha sinna liigutatud üle miljardi ning protsentuaalselt kindlasti kõige rohkem või üks nendest top ja arvestades, kui väike riik meil on, eks ju, kui vähe inimesi, ma pean silmas, kui vähe inimesi siin on, eks ju, et me oleme kindlasti seal top 3, eks ju, et mina arvan küll, et me peaks tegema petitsiooni, et soovime Ukraina maavarasid selle rahade kantimise eest ja miks mitte? Jaa. Aga muidugi põhinali on see, et vaata Trump ju, kui ta ütles, et ta läheb sinna office'isse, siis ta lõpetab sõda ära 1 päevaga. Nüüd see J.D. Vance teatas, et sõda ei lõppe tükk aega ära nagu. Jaa, et tegelikult ju juba enne Trumpi, vaata, seal oli üks senaator, kes koos Lindsey Graham. Jah, kes koos Zelenskiga tegi video, et jaa, et ikkagi need Ukraina maavarad, et võiksime teha koostööd, et ka USA saab siis nendest maavaradest endale kasu, et see oleks kõik nagu mõlemapoolne nii-öelda. Ja siis surub kätt ka veel. Ja suruvad kätt, jah. Ülikama, nagu Zelenski mõtleb, et ma saan nüüd koksi juurde. Nagu. Et viiakse edasi seda sama agendat. Nii. Aga kus juures veel selle Kennedyga seoses, et eelmine või üle-eelmine nädal ta siis teatas, on ju, et seoses nende toiduvärvidega, mis tõesti USAs on palju mürgisemad kui Euroopas, et ta siis kaotab ära nüüd 2 aastaga. Aga nali on selles, et see plaan tegelikult oli juba enne tervishoiuministeeriumil selle vahega, et see pidi ära kaotatama aastal 2027 ja 2028, et Kennedy siis tõstis selle 2 aastat varasemaks 2025 ja 2026. Aga see on ikkagi ju siuke nagu kanasööt. Ja, aga see, et see tegelikult see juba niikuinii oli töös. Aga mõtlegi lamp nagu, et sa ei räägi ajaloo kõige suurimast inimsuse vastasest kuriteost, mis võttis alles 2-3 aastat tagasi. See ei huvita mitte kedagi, aga näe vaata, tead, trämps toidu sees on liiga palju mürke. Selles suhtes, et loomulikult iga panus tervise parandamisse on tervitatav, selles mõttes. Aga ära söö seda sitta üldse. Ja, selles mõttes ikkagi on väga tore, et peame igast asjast võtma kaasa selle parima. Alright. Nii. Ja üks asi veel, mis on sellel nädalal tulekul, reedel kell 11 on siis Telegram Mastermind Harry Halliga, kes on siis sertifitseeritud elektrik. Ta on teinud mitmeid huvitavaid artikleid ja videoid ning ka Vanglaplaneet on temaga teinud mitu põnevat intervjuud. Ja Harriga räägime siis elektrist, elektrikiirgustest, tervisest ja laste nutinarkomaaniast. Et Harri siis tegelebki kiirgusohutu elektripaigaldiste ehitusega ja elektromagnetkiirguste mõõtmisega.
räägimegi siis sellest, kuidas need kiirgused mõjutavad meie tervist ja mida siis teha enda kodus ja üldse enda ümbruses selleks, et olla sellest kiirgusest võimalikult vähe mõjutatud. Kes siis soovivad, saavad reedel ise Harrile sel teemal küsimusi esitada. See on siis Telegrami tellijatele mõeldud, kõigile tellijatele siis saadame ka enne lingi, kuidas seal osaledes toimub Zoomis. Saab olema väga põnev ja muidugi see on ka pärast siis järelvaadatav, et keda kõik need kiirguse teemad huvitavad, sellest siis saab Harriga rääkida. Ta teab sellest tõesti väga palju, tal on ka isiklikku kogemust väga palju, et tema teadmisi siis saab ammutada endasse. Veel räägin enne, kui lõpetame, et see USA-s on nüüd, tuleb siuke asi, läheb see on siis nagu seadus, mis pannakse, juba on siin lahti kirjutatud, see on siis kongress tegi, selle nimi on HR ehk siis HR 867 ning see on Iisraeli antiboikoteerimise akt või seadus. Ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et kui nad tahavad võtta vastu sellise asja, et kui sa boikoteerid Iisraeli või Iisraeliga seotud ärisi või midagi sellist, et siis kõige halvimal juhul saab sind panna 20 aastaks vangi. Et mõtle, millega tegeleb see kuldajastu tüüp nagu. Ehk siis see seltskond, kes seal teeb seal sõda, eks ju, seal Palestiinas ja genotsiidi, et kui sa nüüd oled nende tegelaste vastane, siis halvimal juhul võidakse siin 20 aastaks vangi panna. Kuidas nagu see on kuldajastu? No kogu see Iisraeli ja see teema on siuke, et jaa, ning siin on veel huvitav teema veel, et Putin oli seal, kus kohas ta oli? Kuskil BRICS, see BRICS süsteem, mis on loodud, eks ju. BRICSis ütles, et Venemaa peab tegema endast kõik, et võidelda antisemitismiga. Ja, ta räägib seda sama. Ehk siis jutt on täpselt sama, mida Trump räägib, eks ju, ja tegelikult kui sa nagu vaatad, siis ka kõik need ülejäänud riigid räägivad sama, eks ju. Ei no hästi suur, just seal Elvis Braueri lehel oli põnev arutelu sellel teemal. Elvis ütles, et mis värk on, et see uued uudised siis nimetab rahumeelseid Palestiina poolt protestijaid, et mille vastu mille poolt te protesteerite nagu, et olete terrorismi poolt või? Noh. Ja siis seal all käib mingi pikk arutelu, et jaa, et see ei ole ikkagi, et need on ikkagi need kasaari juudid, et see ongi nagu mingi bla 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 ja et tegelikult ikkagi peab aru saama sellest, et palestiinlased on nii aju pestud, et seal ei olegi enam midagi teha, et nad ongi kõik nagu terroristid. Ja siis millest sa räägid? Seal elab ju... Kas sa tunned kõiki neid miljoneid inimesi või? See on nagu rets. Ei, selles mõtle korra loogiliselt, et nende inimeste reaalsuses ei tohi Ukrainat pommitada, aga Palestiinat tohib pommitada. Lihtsalt... Just eelmisel aastal rääkisin sellest ühe sõbraga, kes mõned aastad tagasi oli Palestiinas, sest kuna ta abikaasa seal töötas, üldse tegi mingisugust ülikooli uuringut, teadustööd. Hea särk, öeldakse anda sulle. Ma sain selle ühe tuttava käest. Hauks, viirusi pole olemas, kõige olulisem. Ja nemad siis elasid seal Palestiinas sellises piirkonnas, kus elavad välismaalased ja mis on nagu mitte pommitamisest tsoon. Aga siis selle ülikooli teadustöö kaudu neil tekkis kohalikke sõpru. Ja siis nende palestiinlaste haritlaste tavaline elu on selline. Need ei ole mingisugused terroristid, need on tavalised toredad inimesed. Ja kui nemad öösel kodus magavad, siis Iisraeli sõduritel on õigus tulla öösel nende koju ja teha läbiotsimisi. Kas sa kujutad ette, et sina magad rahulikult oma kodus oma perega ja siis tulevad mingid sõdurid sisse, tšekivad sinu lapse teki alla, voodi alla, igale poole ja lähevad minema ja neil on õigus nii teha kas või iga nädal. Kas see on sinu arvates normaalne või? Kuidas sa saad õigustada seda, mida Iisrael teeb Palestiinas?
ja veel kui kedagi huvitab need viiruse hõuksärgid, siis ma võin oma sõbrad küsida, kas tal neid on veel. ja lõpetaks siis sellise küsimusega, et kas sa teadsid, et sa oled sünnist saati olnud jälgimise all 24/7? Panin siia alla ühe video, vaata. jaa, et meil on käimas siis, vist eile algas või? Vist algas see uus väljakutse. Esmaspäeval tegelikult algas. Aga sellega saab veel liituda, et tšekka ära, et tegelikult me ei peaks üldse selle Trumpi ja kogu selle jamaga rohkem. jaa, tegelikult sa peaksidki tegelema ainult sellega, et sind jälgitakse 24/7. Iga päev, iga öö, sünnist saati. Ja me unustasime öelda, et loomulikult lumiorav magneesiumvesi, kui sa jagad seda saadet oma ajajoonel, sul on võimalik terve kast neid võita. Ning muidugi need bränditud kõige rätsimad kohvitassid, tead, kus neid saab. jah, ja kui te mõtlete, et miks me nüüd nii palju reklaami teeme, siis andke andeks. Aga nii palju, kui me ka ei tahaks maailma muuta, siis lõpuks me oleme teie jaoks ikkagi ainult meelelahutus, mida te vaatate siis, kui teil on aega. Ja nii on. Ja, ning kui te tahate, et ma veel teie meelt lahutaks, siis kui te lähete OnlyFansi ja otsite minu konto ülesse, siis seal saab kõike muud ja paremat. Ma ei teadnud. No ma saadan sulle lingi. Tai, ülikõva oli jälle. Ja, aitäh teile ja tundke rõõmu sellest, et on lõpuks ometi kevad, kuigi kahjuks see kevad ei ole kaasa toonud kliima soojenemist nagu näha, sest et akna taga sajab lund. Oli küll, jah, lund oli. Tai, peace.